Hei, mina jälle siin. Alustame Eske Reporteri 58. saatega. Uus kooliaasta algas piduliku avaaktusega. Aktusel osales meie kooli liputoimkond ning direktor tutvustas meile uusi õpetajaid. Ilusat uut kooliaastat kõigile! Sellel aastal on meie koolipere seas nii uusi õpetajaid kui ka neid, kes on vahetanud ametikohta või ainet. Et neid paremini tundma õppida, lasime neile lühidalt tutvustada. Tere, mina olen Hanna. Mina olen 2. B-klassi õpetaja ja õpetan neile kõiki põhiaineid. Mina olen Kauri, olen 5. B-klassi juhataja. Lisaks annan neile kiva ja inimeseõpetustunde ning koolis olen ka kehalise kasvatuse õpetaja. Mina olen Kristi, Sindi gümnaasiumi sotsiaalpedagoog. Tere, ma olen Annika ja ma olen hariduscoach. Ja sellest õppeaastast ma olen siin Sindi gümnaasiumis toetamas nii õpetajaid kui ka vanema kooliastme õpilasi. Tule minu juurde, kui sul on vaja millestki rääkida, soovid tegeleda mõne oma eesmärgiga ja leida enda jaoks toimivaid lahendusi, siis ma olen sinu jaoks olemas. Hola, mi nombre es Gabriel, soy profesor de español, música y educación musical y estoy aquí para las edades desde segundo grado hasta 11º grado. Suve jooksul on ka koolis toimunud mitmel pool märgatavaid remonditöid. Suvel külastas meid õpilasmalem, kes värvis sööklasse viiva koridori uue värske värvikihiga üle. B-korpuse teisel korrusel on näha nii uut värsket värvikihti kui ka uusi uksi, mis olid uuendatud ehitusfirma poolt. Lisaks värviti üle ka A-korpuse treppide käsipuud. Koridorid näevad välja uued ja värsked ning väga beigid. Nüüd jätkame renoveerimisuudistega. Kooli jõusaalis on värvitud seinad ja laed, paigaldatud uus peegel ja põrand. Varsti saabuvad ka täiesti uued treeningmasinad. Taas on kätte jõudnud kõigi õpilaste lemmik aastaaeg. Sügis! Me oleme ainult 5 nädalat koolis käinud, aga juba on kontrolltöid olnud nii palju, et ei jõua ära lugedagi. Aga pole mureta, nädal aega veel ja siis on vabadus. Sügise üks plusse on see, et värve on palju. Üks miinuseid aga see, et ilmad on kohutavalt külmad. Aga olge mureta, hullem on veel ees. Meie koolis toimus traditsiooniline rebasta nädal. Nädala alguses tuli joonistada oma jumalat vastas käega või suuga ning kõndida krabis munas üles. Iga päev oli ka erinev teema, milles rebased pidid riietuma, näiteks minionid ja maffia. Nädala lõpus pidid rebased läbima retsiraja, kus tuli neil teha palju lõbusaid ja naljakaid ülesandeid, näiteks roomata mudas, saada juustesse munamaski ja pähe piima. 11. septembril külastas meid ajuteadlane Kristiina Kroon, kes pidas 6. kuni 12. klassidele loengu teemal, kas me saame end õnnelikuks liikuda. Kristiina rõhutas loengus seda, kui tihedalt on meie aju seotud ka füüsilise tervisega ning ainult 20 minutit liikumispäevas hoiab tugevana nii meie vaimsel kui füüsilise tervisel. Või nii ta vähemalt väitis. Tere, head spordisõbrad! Mina olen Reinhold ja toon teieni Sindi gümnaasiumi viimased spordiuudised. Alustame värskemast. 7. kuni 9. klasside jalgpallivõistlustel saavutas meie kooli meeskond suurepärase esimese koha 7 võistkonna hulgas. Tubli esituse tegid Joosep Lepassar, Adrian Anufriev, Mihkel Saarse, Andero Iloste, Marten Adamsoo, Gert Erikson, Regon Rostin, Andri Riel ja Hendrik Grünberg. Ja lõpetuseks FC Sindi sõprusmäng Tori põrgulistega. Mäng lõppes küll tulemusega põrguliste kasuks, kuid mängus näitasid meie poisid head meeskonna tööd ja lahingulist vaimu. Täname kõiki fänne, kes kohale tulid ja toetust näitasid. Neljapäeval 25. septembril toimus meie koolis keeltepäev, kus kõlasid imelised esitused õpilaste ja õpetajate poolt. Keelepäeval võttis osa 1. kuni 12. klassi õpilased.
Samuti võtsid osa meie kooli naiskoor. Päevajuhtideks olid meie kooli õpilased 12. klassist Pirjo-Liis Parts ja 10. klassist Lisette Kivimägi. Keelepäeva korraldajateks olid Veronika Uusaar ja Silva Silk. Meie kooli olid kutsutud ka välismaa külalised, kes tulid Šotimaast, Taanist ja Suurbritanniast. Peale esitusi juhendati õpilase töötubadesse, kus välismaal tulnud külalised rääkisid omast kultuurist. Kuna see teeks Mia? Teil on veits juhendus äkki teha. Aga kuulge, kas te pole mõelnud, et koolis võiks kummitada või? Okei, aga meil on nagu väga vaja seda ekstra, mis öelda. Ega nagu mõtle, me istume iga jumala päev siin koolis mingi 8 või 9. Kas teil ole tunnetki nagu vaataks või? Okei, Kenda. Kas sa nagu pidid seda rääkima või? Ega nagu see on märk, et me veedame liiga palju oma vabast ajast koolis. Kuulge, aga Mart on koolis juba. Vist peaks olema küll, jah. Ja mul on tunne, et tal on vastus sellele. Aga lähme tema ette siis, palun. Kanda hirmus on. Ühesõnaga, me istusime õpilasesinduse toas ja midagi väga veidrat juhtus. Mul endast täiesti lampi kaabu sisse, me just nagu rääkisime. Sina rääkisid, jah? Mis vahet sellel on? Kas mina või kõik koos? Aga me rääkisime vaimudest ja keldrist. Siin koolis ju päriselt ei kummita. Need on lihtsalt kuulujutud. Miks te arvate, et ei kummita? Vaimud ei ole päris ju. No aga me võime keldrisse vaadata. Sinna saab minna? Ikka saab minna. No läheme vaatame. See ei ole tõsi. Aga saate kohe näha ise. Astuge sisse. Kus me tuli teha? Issand, see tuli. Mart, lase välja! Siin on väga pime, kas teil nagu telefoni pole kaasas? Oota, mul on. Ma panen flashid ei ole. Siin võimud üldse. Oota, mida? Mis asja? Okei, see oli lihtsalt viirastus, davai lähe. Oota, see on valgus ju. Issand, siin on nii madalad vahed. Vaadake sead välja. Vau. Oota, siin on see pilti. Kuulge, kas teile tundus see kelder nagu üllatavalt korras või? Jaa, no Mart rääkis, et ta võidis algselt kartuleid siin, et... Ja ma kuulsin, et see tehti mingi paar aastat tagasi korda, et see mingi klassiruumid teha, aga siis samal ajal tuli mingi siuke, et see ikka ei saa teha, kuna nad liiga madalad ja ruumid sinna. No ilmselgelt see plaan jäi kõtki. Ja, aga nagu samas õpilasi see ruumi saaks teha, ma oleks väga palju arvates. Kas ma nagu kujutan asju ette endale? Jaa. Kindlasti. Ei nagu, vaadake sinna. Mis seda siin teete? See uks ei olnud lahti ju. See oli lukus lahti. Mis asja? I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes